tere taas! Kui õues on nüüd lõpuks ometi hakanud sadama, siis tegelikult on ülihea siia kasvuhoonesse varjuda ja vahepeal vaadata, kuidas tomatitel läinud on. Tolmeldamise osas on väga hea, kui saab olla kindel tolmeldajate peale, et nad tõesti käivad need õied kõik siin ükshaaval üle ja tomatid on tolmeldatud ja viljad tulemas. Aga mõnikord nii hästi ei mängi välja, eriti kui mitu päeva sajab järjest, siis tegelikult selleks, et kindel olla, et taimed kannavad vilju, tuleks nad ise üle käia niimoodi kergelt väristades või sabistades. Kui olete ka erinevaid tomatite sortide õisi uurinud, siis on näha, et see õie keskmine osa, kus on emakas peidus ja tolmukad, avaneb erinevalt. Et siin on mul üks päris vana sort rutje. Tema puhul on näha, et see ava on siin olemas, aga ta on üsna tibatilluke. Ja kui ma praegu vaatan vastu valgust, siis mina tegelikult näen, et kui ma seda õit raputan, ehk siis tolmeldan, siis ma näen, et see õietolm liigub ka, nii et need õied on siin nüüd rohkem kui tolmeldatud. Tomati puhul on täiesti okei, kui õis tolmleb iseenda õietolmuga. Ja kui teil on huvi just ka pärandsortide vastu ja olete mõelnud neilt ka seemet võtta, et need järgnevatel aastatel ise kasvatada edasi, siis tegelikult ongi ju super hea, kui ta enda tolmuga on tolmlenud, sest siis on ta igatpidi sordiehtne seeme. Kui teil on tegemist mõne hübriidse sordiga, millised need muidugi tänapäeval ka uued uhked sordid on, siis seal igal juhul olenemata sellest, kas ta on tolmelnud enda õietolmuga või teise õietolmuga, see järgmine põlvkond seemnest, mis te kasvama panete, on niikuinii lahknenud tunnustega ja sealt võib tulla nagu ükskõik mida. Aga selle sordi puhul rutja ma tean, et ta on vaba tolmleja, tema sorditunnused säilivad, et ma saan siit samast võtta ka seemet ja ma ei pea muretsema, et ma saaksin järgmisel aastal hoopis teiste tunnustega sordi. Nii et kui vahepeal lihtsalt kasvuhoonest läbi jalutada ja need läbi raputada, ma tean osad kasvatajad lihtsalt raputavad tervet taime, siis võib kindel olla, et ta on viljunud ja viljad on tulemas.